nüüd saate kuulata. Kõik kuulake nüüd hoolikalt ja peale seda jutuajamist on meil siis circa 5-6 minuti pärast. Mis kuulame? Tähelepanu siis noored. Liigutage vaikselt, eks ole, lihased külmaks läheks. Mul läheb mõni minut, sest see mees siin kõrval väärib neid sõnu, neid minuteid. Kõigepealt sellest, et miks me tänamu uuesti taaselustame Pärnakivi jooksu, vana Valuaja kooli traditsiooni. Pärnakivi oli Valuaja kooli lõpetaja, suurem osa elust oli küll Tartus, treenis seal, tippsporti tegi juba päris seal. Aga ometi Valuaja kooliga oma elualal hoidis väga tihedaid sidemeid. Ja nüüd, kui Jakobsoni kool ja Valuaja kool on kokku saanud, taas ühinenud, siis on Valuaja kool osakene meie koolist. Ja meie lausa kohus on, et tänav aasta liikumise aasta uuesti võtame ette selle jooksus niiväärt mehe auk ja kuulkile. Teine asi, ta sobib väga hästi ju sellesse Ümberjärve jooksu ettevalmistamisprogrammi. Nädal enne on üleval maal neid, mis pärast Ümberjärve jooksu ka kaasa teevad ennast proovida. Ja nüüd siis sellest mehest siin. Härrased, paremal tiival. Palve oli kuulata. Sellest mehest siin. 55 aastat tagasi, +–5 aastat. Mina olin umbes nii vana, kui teie olete täna nooremad jooksjad. 10 kanti. Natuke üle, natuke alla. Eestil pärast sõda liidu koosseisus Eesti rahva tunnetusel, enesetunnetusel üks väheseid võimalusi oli tippsport. Seetõttu kõik tippsportlased olid rahva jaoks olulised, olid tähtsad. Nüüd see mees siin, härra Hubert Pärnakivi, rahvusvaheliselt on võib-olla kõige tuntum 2 maavõistluse kaudu. Ameerika, USA ja Nõukogude Liidu maavõistluse kaudu, kui ta osales liidu võistkonna koosseisus. Aga eestlased tundsid selle vastu huvi. See oli meie poiss võistles seal. Ja oli 2 olulist jooksu. Ma mäletan tolleaegse ühe kehakultuuri pealt, kus see pilt oli, kus ta finišeeris, esimeste hulgas oli tippfiniš, nagu tema ainult finišeerida oskas. Aga veel tuntum on üks teine jooks, kui liit võitis Ameerikat minu mälu järgi 1 punktiga punkti arvestusest. Ja see punkt tuli sellises jooksus, kus palavuses, tohutus palavuses, Pärnakivi ei võitnud. Üks ameeriklane katkestas päris, kukkusid raja peale maha, pool tuikudes, Pärnakivi lõpetas minu mälu järgi 3. ja sealt see punkt tuli. See oli nüüd rahvusvaheline tasand. Aga miks just siin ja Pärnakivist? Üle 10 aasta võitja, minu mälestused. Tüüpiline situatsioon oli tema põhilise treeningkaaslasega Lembit Virkusega. Virkus oli tüüpiline nürijalg. Ma ei tea, kas kaasaja noored pikamaamehed tunnevad seda sõna. Pikamaamehed ise hellitavalt püüdsid ennast nürijalgadeks. Nürijalg temal Virkusel tähendas seda, et temal lõppu polnud. Tunni jooksus muuseas ta tegi korraliku Eesti rekordi. Aga Pärnakivil oli iseloomulik see, et lisaks vastupidamisel oli tal kõva lõpp. Minu mälu järgi näiteks 1500 jooksis ta alla meie kooli rekordi, oli vist 3.54 umbes. Ma ei ole neid andmeid kontrollinud, see on mul meeles. Üle 50 aasta on see mul meeles, see näitab, kui tähtis see on. Ja tüüpiline situatsioon oli see, Orikani jooksid enam-vähem koos, reeglina kippus ta siis teise poole pealt Pärnakivi eest ära minema, aga üksikud etapid, üksikud järvejooksud olid ka sellised, kus ta lõpuringil tegi Virkusele ära spurdiga just nimelt. Virkus oli ka kõva mees, aga kõige rohkem on mul meelde jäänud 1 aasta. Mul on lause silma ees pilt
staadion oli remondis ja just finišikoridor oli siin paremal, kus on tenniseväljakult suhteliselt soisel maal. Siis tal oli tõsine konkurent, lätlane Purvis. Virkus oli minu mälu järgi maha jäänud, jupikese ka hea spurdiga mees ja siis sellel soisel maal finišikoridoris nad panid 100 meetrit täiesti kõrvuti ja lõpumeetritel Pärnakivi tegi ära. See oli mees, keda iseloomustas sportlasena, finišisport ka, aga tohutu tahtejõud, tohutu töövõime, tohutu isiksuslik sportlane. Soovin teile täna, mitte et kõik nüüd tühjaks jookseks, seda ei tohi, olulised jooksid on need, aga et te enda tasemel ületaksite ennast, ületaksite oma konkurentid, mõtleksite, mis on teie täna jooksupikk. Jõuate mõelda ka, mis on teie täna põhiline ülesanne, kas loete oma vanuseklassi kinni või hoopis kontrollite vanemad mehed ennast ümberjärve jooksuks, et kuidas see välja tuleb.